Head kuulajad, olete tulnud kuulama järjekordset poliitikast podcasti. Vähem kui siis kuu aega on kohalike valimisteni. Meil koosseis on endiselt sama, kedagi välja pole visatud, kedagi juurde pole valitud. Siin on siis sotsiaaldemokraat Andre Hanimägi. Tervist. Isamaalne Karl-Sander Kase. Tervist. Ja mina olen Kristjan Vaga Reformierakonnast. No võt, iga päev lähemale kohalike valimisteni ja igasuguste valimisteni tähendab seda, et aina rohkem spinnitakse, aina rohkem tuleb igasugust sellist kraami eetrisse, mis on viimased 4 aastat kuskil jää all olnud, skandaalid tulevad eetrisse. Noh, ja eks lahkamegi siis neid. Alustame siis heast sõpradest sotsidest. Kuidas siis sotsidel on? Räägite, et hoiate ausat joont, olete ka kõige rohkem siin terve selle aja, kui sotsiaaldemokraadid on olemas olnud, ikkagi ütlevad, et rikkamad peavad rohkem maksma ja maksude maksmine on auasi. Eest tuleb välja, et sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets on olnud agar ümbrikupalga sularaha-maksja. Kas endal on ka piinlik? Jah, see algus, ma arvan, ongi väga õige, et valimiste lõhna täis on terve tuuba, tuba või tuuba? See jääb nüüd iga kuulajale enda hinnata. Aga tõepoolest, et kui nüüd, ma ei oska ju midagi öelda, et mis seal täpselt oli, ei olnud ma ka juures ja tõesti sellest on nagu piisavalt ka aega möödas. Oli see nii või naa, oli seal nüüd 10 eurot või 100 eurot või mis summadest me üleüldse räägime, seda ma ka ei räägi. Seal oli ka vaidlus, eks ole, üks ütleb ühte numbrit, teine ütleb teist numbrit. Aga mis on nagu veider ja mille osas on tõesti nagu, tekitab küsimusi, on see ajastus, et kui sa ikkagi 4 aastat hiljem, ma saan aru, et nad olid erakonnakaaslased, eks ole, erakonnakaaslased, tuttavad, tõenäoliselt, kui ma ütlen, et Kristo, tule mulle appi lagevärvima ja ütled, et anna mulle ka midagi selle eest, et siis on see natuke teine efekt kui see, et ma võtan su tööle ja panen treipingi taha ja annan sulle siis ebaseaduslikult palka, eks ole, ümbrikupalka, et see on nagu väga erinev kontekst. Aga tõesti, tulla nagu 4 aastat hiljem konkureerivas, ma saan aru, Isamaa erakonnas esinumbrina kohalikele valimistele ja nüüd enne kuu aega enne valimist avastada seda, et tegelikult mulle vist ei sobinud see, mida sa 4 aastat tagasi meil kokkuleppe oli, et see on nagu veider. Et kui see oleks nagu siiras, siis esiteks minu soovitus on nagu see, et kohe võiks taibata ja öelda, et kuule, et mulle see kokkulepe ei sobi, teeme teistsuguse kokkuleppe. Ja siis on nagu täielik õigus ju igal ühel nagu öelda, et jah, mulle sobib, mulle ei sobi, on ju. Aga nagu 4 aastat hiljem avastada, see jätab väga valimiste maigu juurde. Midagi teha ei ole. Kas ma võin korraks juurde tulla, et ajastus on, muidugi Andre viitab siin valimistele, on ju, aga tegelikult on ka võib-olla see element, et kui inimene oligi enne sotsiaaldemokraatit liige, on ju, ja tegelikult ta kartis ju erakonna esimehe arvatavasti repressioone selle eest, kui ta räägib sellest avalikult. See on täitsa arvestatav variant, mis võib olla. Andre ei piiranud avalikkusele, ta viitas sellele, et tegelikult oleks võinud öelda siis omavahelise vestlust. Ma olen nõus, et see oleks võinud tulla varem välja ja üks on see, et ma lihtsalt olen vaadanud neid selgitusi ka, mis on ka ajas muutunud. Et algus oli see Õhtulehest, et umbes, et mõni 100 ja ma ei tea midagi, on ju, siis hiljem ikkagi kõige veidram oli see ERR-is on 20 minutit intervjuud Lauri Läänemetsaga, et kus ta oleks võinud minu meelest ühel hetkel lihtsalt öelda, et see intervjuu on läbi, et 20 minutit sellist sõnavahtu ja putru, keegi selgemaks ei ole saanud, kas oli siis 400 eurot või 4000, on ju, kui on, ja sellepärast tulebki asju öelda ausalt, läbipaistvalt, et siis on ka teada, et kas on 400 või 4000 eurot. Ja vaata, aga siin ongi see, et siin on tegelikult sellistes asjades on nagu võimatu võita poliitikul. Et tegelikult ükskõik, kuidas see lõpuks on ju, et nii kui sul käivad sõna sealt sularaha, on ju, ja ma ei mäleta, mis võibki olla nagu tõene, on ju, et kui sul tuleb tõesti aastate tagune asi, et kuuled, kas sa andsid nüüd Kristole 10 eurot või 100 eurot või 1000 eurot, on ju, okei, 1000 võib-olla on sul meeles, on ju. Aga tegelikult sul ei ole võimalik võita, sest avalikkus vaatab väga lihtsalt. Poliitik ei mäleta sularaha ja meil on neid skandaale, Kristo kindlasti mäletab, on küll ja veel olnud, on ju, et kus ongi poliitik ja sularaha ja siis on kõik.
et noh, mis seal täpselt oli, see nagu tegelikult väga paljusid enam ei huvitagi. Ma üldse ei taha kinni aga lihtsalt, aga minu meelest seal üks error on veel, millest on veel vähe räägitud, on ju, et tegelikult nendest samadest Läänemetsa selgitustest tuleb välja, et ta võis väärkasutada ka Riigikogu liikmete kuluhüvitisi, mis tegelikult on minu meelest palju tõsisem koht kui see nii-öelda esimene. Mina vaatasin sama, et see minul pani nii-öelda kulmu kergitama. Aga Karl, klaari see nagu ära, et vaata, Isamaa on praegu maailma populaarsem erakond, eks ju, kõik tahavad liituda Isamaaga ja te olete, eks ju, siin viimase suve jooksul nagu absorbeerinud kümneid, kui mitte sadu ka teiste erakondade siis liikmed endasse. Kuidas siis käib, et kas esimene küsimus on see, et kas sul on kompromiteerivat siis infot oma eelmise erakonna kohta? Kas see on esimene küsimus, mida selle järgi pannakse nimekirju ju? Et antakse liitumisleping selle Isamaaga, siis on kohe see märkuste lahtel, et palun ütle, millise poliitiku kohta on teil kompromiteerivat materjali. Kas see on nagu teil kirjas kuidagi? Ja kui sul on ikkagi konkureeriva esimehe kohta, siis ongi esinumber ja tegelikult see loogika siin kehtiski. Ma lihtsalt ütlen ära, et see, et Isamaasse on tulnud palju uusi inimesi, on ju, kes näevad Isamaad selle ainsa alternatiivina täna selle valitsuse ja riigipoliitikale, et see iseenesest on ju arusaadav, et ühiskondlikul, alati peab keegi olema see, kes seda muutust eest veab, kes on see nii-öelda esimene vastukaal ja hetkel me seda rolli täidame. Selge on see on tähendanud ka seda, et meiega on liitunud inimesed erinevatest erakondadest või erineva taustaga. Ehk siis tegelikult maailmavaade ei olegi tähtis? Mina arvan, et maailmavaade on tähtis ja oluline, aga sa ei saa öelda inimesele, et näiteks kui Andre tuleb ukse taha, et ma ei saa ette talle öelda, et tema maailmavaade on nagu vale või sobi. Et see maailmavaade tuleb tema seest, on ju. Seda näitab teod ja sõnad aja jooksul ja kui sinu kompra küsimusel on ju, ei, ma üldiselt arvan, kui tänaval teete kampaaniat ka, te kindlasti kuulete, et inimesed ütlevad, et on liiga palju sellist nagu poriloopimist või sopaga määrimist, et mina isiklikult seda seisukohta nagu jagan. Et lihtsalt kellelegi nii-öelda nagu ämbridega panna, ma arvan, et see ei ole alati õige, aga küll on tõsi see, et seal on mingid elemendid, on ju, et millest tulebki ausalt avalikult rääkida. Et see sama, mis puudutab siis kuluhüvitist kasutamist, on ju, see on üks teine rahvasaadik sai ka huvitavalt uudistesse sellega. Kalle Grüntalis siis räägime, et tegelikult neid asju tulebki avalikult arutada, sest see on avaliku raha kasutamine. Mina muidugi pean tunnistama, et ma eelistan pigem seda soppa kui pumpüssi enda kuklasse, et pigem head isamaalased visake seda soppa edasi. See on vähe parem kui see teine variant, et võib-olla siin kui rääkida. Lihtsalt, et saateküülad teaksid, eks, siis on Isamaa nimekirjas Tartus kandideerib inimene, kes lubas siis pumpüssiga sotsima. Ja meist palju populaarsem. Vahepeal ajal jahtima. Et meist populaarsem YouTuber ja streamer, eks ole, et võib-olla me peaks ka siit õppust võtma, et ilmselge, et me ei jõua nii paljudel inimesteni, kui me räägime sellist rahulikku keelt. Aga ja tõenäoliselt ka väga võimalik, et järgmine volikogu liige, nii et ma arvan, et härra Reinsalul on siin kuni 27. aasta märtsini tõenäoliselt PR nõu vaja. Siis peab Tartu linnavolikogulist töö selle juhendi üle vaatama, et siis relvastatud valve oleks olemas, et ükski volikogu liige ei tuleks relvastatud sinna saali. Aga jällegi see Andre mõnus segway on ja see on ka näide meie poliitilist kultuurist on ja aga vaadake, teil on ka mingi äma on ju. Ei, aga ma lihtsalt ütlen, see pall on ju nagu lõputu on ja ma vaatasin, et Helle-Moonika Helme otsis välja mingi noorte sotsiaaldemokraatide mingi vana Vikati mehe klippi on ju, kus oli põhimõtteliselt, poliitilised konkurendid olid nagu ära veristatud. Siis teie erakonna aseesimees on ju endine minister, on Aivar Pohlakuga parim sõber valimisliidus on ju, ja kaitses teda avalikult pärast tema Venemaa avaldusi on ju, et me võimegi seda palli lõputult nagu veereta. Et paraku ja absoluutselt, aga vaata see ongi see, et valimiste ajal, ja ma olen sinuga täiesti nõus, valimiste ajal nagu need olukorrad ja asjad nagu kerkivad nagu pärmi peale, et pidevalt käib selline teineteise peale süüdistamine ja mis nagu ongi, minu jaoks on nagu mingid asjad nagu probleemsemad kui teised, et on mingid asjad, mis on nagu sellised nagu laiema nagu kandepinnaga või. Et võib-olla tõesti ma saan sellest 100% asjast nagu aru on ju, et seal arvas, et teeb TikToki nalja ja mis iganes on ju.
aga noh, tegelikult minu jaoks oli see nagu laiem küsimus, on ju, et noh, ma näen tegelikult seda, kui vihaseks on ühiskond nagu läinud ja ühel hetkel mulle tundub, et see kaan lendab meil niimoodi pealt maha siit, et see on midagi kurb ongi näha, et ega noh, nagu sa enne viitasid, kui rääkida sellist rahulikku juttu, ega siis keegi sind ei kuula. Absoluutselt, jah. Kui sa tahad ikkagi, et sind kuulatakse, siis peadki rääkima sellist üle vindi, üle piiri juttu, rääkima mingitest moslemitest, kõrrilõiketest ja nii edasi ja siis inimesed hakkavad sind vaatama. See tekitab nagu sellist mingit furoori. Kui muidu ei kuule, siis kõigil meie kuulajatel on võimalik minna lugema Eesti Päevalehte, kus on Andre Hanimäelt pikk arvamuslugu sellel teemal, kuhu on ühiskondlikud pinged viinud. Natuke liiga pikk oli minu arust. Eri meediumid aitavad, küllap ka siin, aga tõsiselt siis antud Kristo Kärnerile on ju siis 100%-le talle öeldi, et ta oma kandidatuuri taandaks, seda saab kandidaat teha ainult ise, seda ta ei teinud. Erakonnast ta lahkus, ta avalikult vabandas, et see on nii-öelda esimesed sammud, on ju. Et selles olukorras meie ei saanud midagi rohkem. Ja Pohlaku puhul oli tegelikult sama lugu, et oleks ajaks olid ammu kuupäevad juba läbi. Aga Madis Kallas viskas tema kaitsele erinevalt meie liikmetest. Jah, selles mõttes, et ma arvan, et seal ongi mingid isiklikud head suhted, on ja ütleme, Pohlaku puhul, ma ei tunne teda isiklikult, aga tundub vähemalt, et ta on täpselt selline polariseeriv kuju, et kas ta nagu väga meeldib inimestele, mida näitab ka Jalgpalliliidu, eks ole, valimistulemused või siis ta üldse kohe ei meeldi. Nii et selles mõttes väga koloriitne kuju ja nii palju, kui mina Saaremaalt aru saan, siis Saaremaal vähemalt oma kogukonnas on ta nagu aktiivne ja tegev. Aga see ei ole muidugi kaitseks, vaid see on lihtsalt selleks, et nagu aru saada, et see kontekst inimeste puhul on nagu väga erinev. Aga selleks, et ei jääks võib-olla ainult Isamaa ja sotside probleemid, et siis sa ennist ütlesid väga hästi, et tuleb teha hea kõne ja siis sa lendad nagu linnukene. Ja tõepoolest, Kristo, volikogus oli väga hea kõne ühel teie Reformierakondlasest, lausa nii hea kõne, et Mihhail tõi lilled. Nii et võib-olla siin teadmiseks, et kui teiegi tahate sellist Mihhail Kõlvarti poolt ilusat lillebuketti, siis tuleb lihtsalt öelda, et Reformierakond on kurjategijad, jobud ja tõenäoliselt enam ei saa kuhugi. Aga kuuled lihtsalt taustaks, et Iivi Eenmaa nüüd sotsiaalmeedias viraalseks läinud kõne, siis selle puhul Keskerakond teda seda südamest tänas. No võt, siiski Iivi Eenmaa ütles, et tal on kurb ja tal on tõsiselt halb meel, et tema viimase 1,5 aasta jooksul on siis pidanud neid sotside ellu viidud kuritegusid toetama ja kaitsma. Ja sellega tegelikult ütleski ära, eks, et see neliklik, mis oli Ossinovski poolt juhitud, ei olnud nagu kõige paremini tehtud. Ja siit ma hüppaks hea meelega nagu Karli poole, et kui nüüd on kõik plakatid on väljas, reklaamid jooksevad, kõik muu. Ja teie siis taotlete, et muutust on vaja. Ja väga naljakas on nagu vaadata ka sinu ilusat nägu ja siis seda kõrval olevat loosungit Karl-Sander Kase, Tallinna abilinnapea, muutust on vaja. Et nagu tavaliselt muutust küsivad need, kes ei ole võimul. Et ma saan aru, et kas te ise ka siis saite aru, et tegelikult see projekt nagu ei õnnestunud väga hästi ja taotled ise ka enda lahti laskmist linnavalitsusest. Enne ütled, mina saan aru, et sotsiaalvaldkonna inimesed ammu karjuvad, et muutust on vaja. Tallinnas. Aitäh, sõbrad. Aga ma korraks kärin veel hästi nagu korralik poliitik ikka, et Andre viitas, et justkui oleks see kõne ainuke, aga mina lugesin Õhtulehest, et Reformierakonna valimisreklaam valmis pettusega. See oli jube, jah. See oli, et need 2 maja, mida te näete telereklaamis, et inimestele ei öeldud, et tegemist on Reformierakonna valimisreklaamiga. Aga kes see laseb nad majja, kui sa ütled ausalt, et me tuleme Reformierakonna valimis... inimesed oleks hangudega olnud tänava peal. Ma mõtlen, kui meil see mustapesuvoor on, et siis on ikkagi, see on ikkagi, jah. Kui mulle helistaks üks inimene, ütles, et ma annan sulle raha, et ma tuleks filmima, ja mulle tuleks siis magamistuppa tuleks Jürgen Ligi tuleks rääkima, et Eestis on kõik suurepärane ja maksud langevad. Et siis, sorry, ma viskaks ta välja. Aga, vabandust, ma nüüd kui suures see on väga hea teema, sest see on minu arust selline, mind see ei üllatunud, sest see on minu arust nagu selline tava neil. Ütleme, ma mäletan, et Kaja ka ütles kunagi, et me ei saanud ausalt öelda, sest muidu nad ei oleks meid valinud.
ja see on natuke see sama öelnud, et Kristo läheb Õhtuleht, ütleb, et aga me ei saanud ju neile ausalt. Ega samamoodi, ega Lauri Läänemets läheb ka üks hetk, ütleb, aga ma ei saanud talle ametlikult palka maksta, kuna siis oleks liiga kalliks läinud. Ei, no vaata, tema teadis, et see elanik ei teadnud, mida te teete, aga see inimene, kes võttis selle palga vastu, tema teadis ju, et kui salvrätika vahel tuleb midagi, et kas see on okei või ei ole. Tal oli valik, aga teie ei anna inimestele isegi valikut. See oli ju küünalde vahel oli. Ma ei tea, kas see üldse nii oli. Lihtsalt võib-olla kuulata, see on vaata see huvitav see telgi pool on ju. No, mina olen aidanud aastate jooksul siis erinevaid asju korraldada, et mida erakond teha võiks on ju. Ja siis ükskord nagu hall kardinal või? Ära nüüd niimoodi ütle. Ükskord me parkisime selle sama, tegime 100-tunnise meeleavalduse linnavalitsuse sees, on ju, kus oli Haagis suvila ja Saaru selle Haagis suvila rentis meile Keskerakonna liige. Ja lihtsalt oligi, ja kui sa helistad ja küsid, või nüüd me tutvustasime oma nii-öelda esinumbreid Purjekaga, jällegi, kui sa teed selle kõne ära, siis inimesed on üllatavalt nagu avatud ja vastutulelikud ja olenud ta poliitilistest nagu oludest. Et see on nagu teil on seda raha ka, et seda pahameelt nagu vaigistada rohkem. Ma annaks ka teile Purjeka. Aga need ei ole väga kallid asjad, mida teha tegelikult. Odavamad kui plakati panemine. Ja, aga võib-olla mitte nii odav kui terve tänava festivali korraldamine. Aga räägigi ka, kas muutust siis on vaja Tallinnas? Ja Tallinnas muidugi on vaja muutust. Aga selleks, et see ei ole selline nii-öelda nagu metasõnum, on ju. Ma olen siin saates ka rääkinud, et tegelikult kohalik poliitika riigielu on tihedalt seotud. Et üks on see, et Eesti vajab ju muutus. Sina oled seda rääkinud. Ja selleks, aga selleks, et see muutus nagu Eestis hakkaks realiseeruma aastal 27, on vaja seda nii-öelda esimest platvormi hüpet sinna suunas ja siis see algab sinu kodukohast, sinu kohalikust omavalitsusest ja seal me lubamegi muutust, mis algab sellest samast omavalitsusest ja kandub üle Eesti. Siis tuleb sinine laine ja elu läheb paremaks. Oma nagu koha loovutama selle nimel, et maksud langeks. Aga ma lihtsalt, et sa teaksid, on ju, et olles olnud erinevates koalitsioonides, Reformierakond on ju, ka nendes koalitsioonides on ju olnud ka poliitika erinev. Et näiteks vaata sama maksuküüru küsimus on ju, et maksuküüru eellane, sarnane meetod on ju, mis oli nagu astmeline tulumaksuvabastus, seda tehti ju Taavi Rõivase valitsuses. Ei tehtud. Aga seda ei mõtle mitte keegi. Sellepärast, et oli aasta lõpus oli tagasimakse mehhanism, mis võeti vastu, olid IRL ja Reformierakond toona koalitsioonis ja tegid selle. Sa räägid sellest punadest või? Jah, põhimõtteliselt see munade mehhanism, kus aasta lõpus matalama sissetuleku inimesed said nagu ühe tagasimakse. See on hea. Ja keegi seda ei mäleta, on ju, aga nüüd räägib Reformierakond, see maksuküür on nagu hästi halb asi. Praegune Sokardis on ikka tehtud Ratase esimese valitsuse ajal, Sester oli minister, aga minu arust see on väga õige debatt. Ma lihtsalt tahan öelda seda, et see sama nii-öelda, kui Isamaa kaal Tallinnas suureneb, siis kindlasti on ka poliitika teistsugune. Et see on nagu väga oluline, sest siis on meil rohkem sõnaõiguste roll. Näiteks mina vaatan murelikult, kuidas otsid praegu põhimõtteliselt nagu Vene valijale lubavad sularaha peo peale on ju, linnapea kaitseb ja teatrit on ju. Et no anna andeks, et Isamaaga linnavalitsus need asjad nagu ei lenda. Ja ma tohin vastata. Ühe vastaja, siis ma enne ütlen ühe kommentaari, et see on minu arust väga õige, et Isamaa ütleb, et siis kohaliku omavalitsuse poliitika peab olema seotud riigipoliitika. Ja vaatame siis, riigipoliitikas, mis nendel kohalikel valimistel on üks kõige suurem selline muutus, on see, et esimest korda Vene Föderatsiooni ja Valgevene Föderatsiooni siis elanikud ei saa kohalikel valimistel valida. Kes tegi? Reformierakonna juhitud valitsus tegi. Siis Isamaa kordad selle ettepaneku teinud, siis lõpuks saavad. Riigis siis maksude mõistes langetame makse, järgmist aastast keskmist palka teeniv inimene saab 13. palga juurde tänu sellele. Räägime siis nendest positiivsest asjadest, mis riik teeb. Muidugi need on kohalikul tasemel ka tähtsad, ka kõik need kohalikel tasemel elavad inimesed saavad need maksulangetused. Et see on nagu väga, väga õige debatt. Arutame siis seda riigi taseme nagu sisu kohalike tasemega, aga ma siiski arvan, et oluliselt tähtsam on ka, ma ei tea, sina käid Kristiines, mina käin Kristiines, Andre käib Haaberstis. Pigem ikkagi tahetakse, et see Haabersti purskkaev nagu purskaks kõrgemale, Kristiine ristmiks saaks korda ja ühistransport liiguks kiiremini kui... Mulle räägivad inimesed hoopis teist. Selge on see, et toimetulek on ka loomulikult oluline ja kindlasti me ühes saates ka räägime sellest 750 miljonisest kingitusest jõukamatele.
see on vale tee, aga noh, sellest tuleb veel rääkida. Ei noh, mitte õpetaja, aga vaata õpetaja puhul sa saad seda palka ka tõsta, et noh, selle asemel, et tõstate 750 miljoni euro võrra nagu kõikidel on ju, et noh, minge siis õpetajatele vastu ja tehke see palganumber ära, mida nad soovivad ja mis on täiesti võimalik, et noh, 758 miljoni eest teete väga palju häid asju ära, et see on valikute küsimus ja minu arvates on see vale tee, aga see selleks. Mis puudutab nüüd tõesti seda, ma pean Karl Sandrile vastama, et see teie nii-öelda head rünnakud, et näed, et vene lastele antakse mingit raha ja mis iganes, et noh, te alati unustate ära selle teise poole, mis seal üldse on. Esiteks ei ole mingi sularaha peo peale, vaid see on ju ilmselgelt väga selgelt mõeldud selle jaoks, et vene noor saaks minna keelt õppima, mida ma arvan, et te ka toetate, et tegelikult see integratsioon oleks parem, et oleks võimalik minna kuskile huviringi või kusagile teatrisse eesti keeles, et saada eesti-keelset praktikat. Ja ma arvan, et vaata, need ongi need asjad, kui me räägime siin riiklikest ja kohalikest omavalitsuse probleemidest ja kuidas need on seotud, on ju, siis ma arvan, et üks asi on küll seotud ja see on haridus. Ja tegelikult ma arvan, et ja mina olen ka seda tänava peal saanud nii eestikeelsetelt kui ka venekeelsetelt perekondadelt, kes ütlevad, et teate, et noh, et tegelikult on vaja nagu tuge juurde just üleminekusse, mis on väga õige ülemineku, et loomulikult meil siin keegi kolmest seda ei vaidlusta, on ju, aga fakt on see, et sinna on vaja palju rohkem tuge juurde, sinna on vaja rohkem õpetajaid, sinna on vaja rohkem raha juurde ja sinna on vaja ka neid selliseid programme juurde, mida sotsid mõtlevadki ja mille puhul teie muidugi ütlete, et see on noh, mingisugune segregatsioon ja vale asi on ju, aga tegelikult, Karl Sander, tegelikult on meil vaja neid programme, et noored õpiksid eesti keelt ja saaksid tõesti lõimuda eestikeelsete noortega. Ma arvan, et see on ülioluline. Kuna me enne ei rääkinud, me selle teemani jõuame, siis võib-olla kuulajatele, et sotside programmis on siis ettepanek 1. kuni 5. klassi õpilastele, kes käivad ülemineku koolis, ehk siis noh, endises vene koolis maksta 400 eurot aastas, siis nii-öelda huvihariduse toetust. No Andre räägib keele koefitsiendist, aga no sisuliselt, et sa saad oma lapse panna jalgpallitrenni, linn maksab sulle selle eest raha, kui see jalgpallitrenn on siis valdavalt eestikeelne. Ja selle võrdluseks, et kui sa oled siis see laps, kes käib on eesti emakeelega, käib tavalise eesti koolis, on ju, sina saad linnalt spordi pearaha toetust aastas 315 eurot keskmiselt. No see on vana hea selline sotside selline loogika, et okei, sa ei oska kiiresti joosta, palun võtta raha. Sa ei oska keelt, palun võtta raha. Ainult üks viimane lause, et kui me täna näeme, et meil on 1. kuni 4. klassini on meil väga raske olukord, kus õpetajad on hädas, kus lapsed on hädas, lapsevanemad on hädas, sest lapsed ei oska keelt. Ja ma ütlen lihtsalt, et see ei ole sotside tegemata töö. Kui me vaatame, kes on olnud nende 30 aasta jooksul haridusministrid kõige rohkem on, siis need on, ma arvan, et see on Isamaa. Et noh see, et meil on üleüldse olukord, kus me aastal 2025 peame probleemiks seda, et meil ei oska nagu lapsed eesti keelt jätkuvalt. Me oleks nüüd ammu ilma selle reformi alustama. Õnneks me tegime eesti keelse lõpuni ülemineku. No nüüd jah, aga seda oleks nüüd 20 aastat tagasi alustama. Selles mõttes nagu edasi, et me oleme, ma arvan, et noh, me asime siin oma vahel ja kõike muud, aga tegelikult me arvame, me oleme umbes sarnased nagu kultuuriruumis meie 3 erakonnaga, ma arvan, me kolmekesti nagu idiklikel tasemel ka. Mis see reaalsus on? Reaalsus on see, et tänased väga mitmed uuringud näitavad tegelikult ainuvõimu võimalikust Tallinnas, mitte siis Isamaale, sotsile ega Reformierakonnale, vaid vanale heale Keskerakonnale. Mida see tegelikult tähendab? No, me arutame siin, et kas 400 eurot kuhugi on õige või sina arvad, et ei ole, eks ju, minul on ka oma arvamus sellest kõiges muus, aga tegelikult me teame, et no meil on pigem sellised tehnilised nagu vaidlused selles küsimuses, kuidas seda kiiremini teha detailid ja kõik muud, aga tegelikult noh. Ja siis tuleb Keskerakonna aseesimees ütleb, et pöörame üldse tagasi. Mida tegelikult, noh, Karl Sander, äkki sina nagu alustad sellest, et sina oled seda Tallinna linnavalitsust nagu viimased 1,5 aastat seest nagu näinud, kui tuleb ainuvõim tagasi, mida see tegelikult võib tähendada? Kas see tähendab uuesti linnameedia taastamist, kas see on ühtse eestikeelse haridusele siis minetamine? Mis võib juhtuda? Kui kuskilt üldse alustada, siis Andre juba Jaan Tootsile viitas, on ju, et keerame selle ülemineku tagasi, et see hirm ju on, et kui me räägime ka seda, et
see oli vist aasta 22, kui me Riigikogus võtsime vastu selle üleminekule teekonna ja siis Tallinna volikogus, te olite ka toona liikmed, mäletate ka, milline see diskussioon oli, et volinikud küsisid, et aga kuidas siis linn omalt poolt pingutab ja panustab, kehtiti õlgu. Ja siis hiljem tuli ka Keskerakonna juhitud linnavõim tuli välja siis mingi ettepanekuga, kuidas seda üleminekut toetada, aga seal oli eestikeelse lõpuni ülemineku toetamine tähendas ka seda, et kuskile kooli juurde pandi mingi moodulhoone, et konteiner, et see ei ole eestikeelse lõpuni ülemineku toetamine. Et hirm on, et mitte, et võib-olla, et keeratakse tagasi, aga hakatakse jalgu lohistama. Ja tegelikult linna poolt midagi täiendavalt ei tehta. See on nagu päris hirm. Et see on nii palgaküsimused, töökorralduse küsimused, ka need samad monitooringud on ju. Kuna riik ei jälgi ülemineku protsesse kuni aastani vist 27 tegelikult, ei ole eraldi nagu teste ega mõõdikuid. Siis Tallinn genereeris oma selle testi, et kuidas hinnata seda üleminekut. Ja seda sama pidevalt jälgimist ja kontrollimist tuleb teha ja me teame ka, kus koolides kõige suurem mure on. Et see on kindlasti nagu mure. Ja teine on see sama, kuidas öelda, mina arvan küll, et juhul, kui see ainuvõimu mudel realiseerub, et siis tuleb päriselt ka siis teatavate repressioonide ja kella tagasikeeramise koht tuleb. Et see ei puuduta ainult poliitikuid, see puudutab ka linnaametnikke, kes on võib-olla siis teinud mingeid asju, mida varem ei saanud teha. Ja see on nagu mõttekoht. Aga eesmärk on seda ennetada. Andre, sina endise Keskerakonna peasekretärina, kui sinul oleks nüüd võimalus, ütleme, oleksid praegu ka veel Keskerakonnas ja visati välja teid, tulite veel võidukamalt tagasi, teete, nagu Trump tegi oma see plan 2025, eks ju, et kättemaksu himus. Mida nad teha võiks? See saab olema, ma arvan, jube. Et ma arvan, et see, mida Karl-Sander viitas, et see nii hakkabki juhtuma, et kindlasti need ametnikud ja need inimesed, kes on teinud oma tööd tublilt ja võib-olla teistmoodi, kui seda varem tehti, sest väga palju tegelikult on muudetud erinevates ametites. Sellel on olnud oma miinused, sest kindlasti iga organisatsiooni muutmine võtab aega. Muutmise käigus tekivad probleemid, kõik ei saa kohe aru, mida nad tegema peavad ja linnaelanikud ka kindlasti seda mõnes mõttes tunnetasid teatud ametite puhul, on ju, et see ei toimi nii hästi, kui ta võiks toimida. Aga see põhjus on nagu selles, et varem oli lihtsalt see väga kontsentreeritud võim, eks ole, ja mida tähendab kontsentreeritud võim, jah, see tähendab vahest kiiremaid otsuseid, aga see tähendab ka valesid ja võib-olla teadlikult valesid otsuseid, on ju. Ja absoluutne võim, selle probleem ongi minu arust nagu täna mitte lihtsalt see, et tegemist on Keskerakonnaga, kelle puhul nagu kõik ütlevad, said linnas hakkama, et mis see probleem on ju. Et pigem täna on juba see probleem, et olgu ta Keskerakond, Reformierakond või mis iganes kolmas erakond on ju, absoluutne võim tekitab probleeme. Ja me ei taha ju tegelikult riigis, et oleks üks erakond korraks juba peaaegu hakkas minema, et Reformierakond siin juba tõusis, oli juba pea 40 peal on ja mandaatide poolest. Et me tegelikult ju ei taha seda. Mõistlik on, et meil on koalitsioonierakonnad, kes vaatavad teenendiselt ka üle pilgu, et kuulge, et millega te siin tegelete. Ja see on juba normaalne demokraatia. Ja mis nüüd saab, eks see ole näha, et see paljuski sõltub, uuringute järgi ka, eks ole, paljuski see sõltub EKRE-st ja parempoolsetest. Ja ma pean siin tõesti tõdema, et minu jaoks oli EKRE nimekiri ikka väga üllatav. See oli väga üllatavalt nõrk. Võib-olla nad ei ole selle peale nii palju panustanud, võib-olla ei ole neid inimesi. Martin Helme ütles ka, et Tallinn on nende jaoks raske koht. Miks see nii on? No jah, seal on erinevaid põhjusi tõenäoliselt, aga eks see... Tallinnas on liiga mõtlevad inimesed. Ei tasu ma päris nii julgelt ei julge öelda. Võtame kõigil ju näitena. Isamaa reiting üle Eesti 28%, Tallinnas on 14%, ja see üks pool on selge see, et siin on poole elanikkonnast on muukeelne, mis kindlasti mängib rolli, on ju. Ja Tallinna fenomen on see, et need ülejäänud erakonnad püüavad neid eesti emakeelega inimeste hääli, on ju. No sotsid proovivad muukeelselt ka, aga ei tule välja. Aga teine pool on sama demograafia, ka sissetulekud on kõrgemad, on ju, see kõik nagu mängib, et seal on hästi palju elemente. Kindlasti see selline nii-öelda maailmavaade Tallinnas, ütleme see progressiivsus, võib-olla konservatiivsus, parempoolsus, vasakpoolsus, et see on kindlasti Tallinnas rohkem nii-öelda erinev ja polariseeritud kui mujal Eestis on ju, et see on nagu fakt, aga jah, et EKRE nimekiri küllaltki nõrk, ma ei tea, kui palju nad siia tegelikult panustavad. Parempoolsete osas on ka probleem, et jah, nad on küll populaarsed iseenesest, aga siis tuleb, eks ole, Reformierakond enda valedega pikitud selles reklaamiga välja, on ja lööte nad siit minema ja fakt ongi ju see, et
et meil on nagu ühendatud anumad, nii nagu Karsanderga ütles, et noh, ütleme, et teie võtate nüüd natukene ülesse, see tähendab seda tõenäoliselt, et parempoolsed lähevad jälle alla. Ja kui nüüd parempoolsed ja EKRE jäävad sinna alla künnise, siis on see absoluutne võim Keskerakonnal ikkagi väga lähedal. Kesk on pigem ka see, eks ju, et tegelikult seda EKRE valijat on väga nagu Keskerakond ära võtnud, et kui oli näha, et ka peale eelmise Riigikogu valimisi, et EKRE aina tõuseb ja tõuseb ja tõuseb, arvati üks hetk, et see klaaslagi on seal 10%, siis 15%, siis oli juba 20%, et tõenäoliselt on see ikkagi on kõrgem, aga nüüd on lihtsalt see, et Keskerakond on nagu kui sina veel Keskerakonnas oli, siis mängisite sellist nagu natuke nagu olete normaalsed, aga mingi väikese seltskond sees on, kes on selline natuke üle keskmise populistlik. No ma väidaks, et me oleme ikkagi liberaalne erakond. No te olite ka Euroopas liberaalses peres, eks ju. Aga nüüd nad on täiesti läinud teise äärmusesse. Mängivad sellisel... Ja EKRE jaoks on see kahtlemata probleem. Et EKRE jaoks ikkagi Keskerakond täna vähemalt Tallinnas, ma kujutan ette, et võtab tõesti väga palju EKRE hääli ära. Aga siit me jõuame võib-olla järgmises saates juba selleni, ma vaatasin, et sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid tegelikult kutsus üles inimesi valima EKRE-t nendel valimistel, et nad ei jääks alla künnise. Et kui sotsid on valmis sellise nagu nii-öelda siis palve tegema Eesti ühiskonnale, siis on küll toimunud mingi murrangune muutus. Sotsid muidugi võrdu Raimond Kaljulaid, aga lihtsalt konteksti mõttes ma kujutan ette, et Raimond ei see sama mõte natukene... Raimond oli teie linnapäeva kandidaat 4 aastat tagasi. Ajad muutuvad, eks ole, 4 aastat on pikk aeg, nagu me siin alguses ka rääkisime, et 4 aastaga inimesed muutuvad. Aga Raimondi mõte, ma isegi nagu saan sellest aru, et loomulikult ei kutsunud ta selles mõttes üles, et minge sotside valijad EKRE-t valima, küll aga ta mõtles seda sama asja, mida nüüd tegelikult uuringud näitavadki, et EKRE, kui ta jääb alla künnise, siis mina seda valemit nii hästi seletada ei oska, see on hästi keeruline valim, aga kuulajatele nii palju, et kui sa jääd alla künnise natukene sealt, et siis see võimendab nii-öelda seda võitjat. See on põhimõtteliselt, kui sul jääb nagu, ma ei tea, EKRE jääb alla künnise, ta saab 1000 või ütleme 10 000 häält, siis jagatakse need 10 000 häält selle järgi see üldine valimistulemuseks, siis kui, ma ei tea, 40% saab Keskerakond, siis Keskerakond saab sellest 10 000 40% endale, teine koht on, keegi saab 15%, tema saab siis 10 000 15% ja nii edasi. Et see nagu annab, see Eesti valimissüsteem premeerib siis võitjat nende häältega, mis jäävad alla künnise. Millest on Reformierakond alati palju kasu kaks asja e-valimised ja siis see pole. Aga tegelikult on üks... Sa oled sotsiaaldemokraat, sa oled nüüd liberaal. E-valimistega ei ole mõtet. Mina usun e-valimisi. Aga tegelikult on üks alternatiiv veel ja tegelikult mille peale peaks mõtlema, et me teame, et kõige suurem tõenäosus sellel teisel kohal Tallinnas on ikkagi praegu tänaseisuga Isamaa erakonnal. Ja siis ja sellest tulenevalt mina kutsus küll üles, et parempoolsete ja EKRE toetajad tegelikult peaks koonduma Isamaa taha, et oleks see sama... Teie kutsutte siis EKRE toetajaid endale? Ja parempoolsed on mingi see tega vahet ei ole, aga Urmas Reinsalu, Martin Helme väga Tarmo Kruusimägi on oluliselt minu sooviks EKRE. No üks on selge see, et me oleme konservatiivne erakond väärtuspõhiselt, ja teistpidi majanduspoliitikas me oleme Eestis ainuke parempoolne erakond, kes on alles jäänud. Et sellest tulenevalt on ka potentsiaali need toetajad enda taha koondada. Kusjuures tegemist on tõesti ainsa erakonnaga, kes ütlevad, et makse tuleb kaotada ja vähendada ja siis raha on meil räigelt nagu, et selles mõttes ma ka toetan seda, et Isamaal on häid mõtteid, kuidas 4,5% defitsiiti veel suuremaks saada. Olen samal nõul, et siis Isamaa ja EKRE on ühendatud anumal. Väga vahet ei ole, kummale sa annad. Aga võib-olla on võesti mõistlikum, pigem andki Isamaale siis. Ja kusjuures sama soovitus on mul ka nendele, kes olid varem EKRE valijad ja nüüd mõtlevad Keskerakonna valida, et mõelge selle peale, et teie partei võib jääda Tallinnast välja. No kui sa oled Tallinnas olnud EKRE valija, nüüd läks härra Madisson näiteks Keskerakond ja mõtlen, et ma nüüd annan Keskerakonnale hääle. See võib tähendada seda, et sinu armas varasem kodupartei võib jääda Tallinnas välja. Aga esimese teema juurde minnes, ega siis neid armsaid vanu erakondi ei ole, eks ju. Et on ikka ainult see erakond, kus me elame praegu. Ega sina ka vist väga ei toeta, et kui keegi mõtleb, et tuleb sul tänava peale, ütleb, ma ikkagi äkki Keskerakond. Siis ütled, et mu süda valutab, mu vana armu mul natukene neil on raske aeg. Neil on töökohti vaja. Ei, seda küll, jah. Mul natuke süda valutab selles mõttes, et tõesti, mul just eile oli, ma olin tänava peal, siis ka jälle ikka alati, et miks sa ära läksid ja nii edasi, eks ole. Siis mõtlen, et alati ei pea inimesed muutuma.
et vahest ikka muutub organisatsioon ka. Et noh, tõesti, kui sa oled nagu tööl kuskil ja sul nagu ümberringi töökoht nagu täiesti muutub, et kas sa siis ise muutud või tegelikult muutub töökoht sinu ümber, et noh, mõelgem. Ja Eesti erakonnad on oma juhi nägu hästi palju, see on ka tõsi. Vot, aga see filosoofiline arutelu viib, tõmbame siin valimistel joone vahele, viimase nädala siis kõige oli ka kõikides maailma kanalites Eestit siis Eesti õhuruumis viibis 3 Vene Föderatsiooni hävitajat 12 minutit. 12 minutit on 1/3 meie saateajast, väga pikk aeg. Ma ei hakka rääkima nagu, või noh, ma arvan, ei ole meil vaja siin... Ma arvan, et sa võiksid rääkida nendest tehnilistest aspektidest selle MiG-31 puhul, kui kiiresti lendab, milline on relvastus. Ma võin sellest rääkida, ma tean ka, mis relvastus tal peal oli, aga see ei ole avalik info hetkel. Aga varjatakse Eesti inimesi. Mina ei tea näiteks. Aga ma pigem küsiks teilt, mõlemad olete kommunikatsioonieksperdid. Karl, sa olid ennem kommunikatsioonijuht Isamaas, noh, sina olid kokk-keevitaja Luks. Ma olin ka kommunikatsioonijuht muide. Alustasid Valgas kommunikatsiooni inimesena. Aga lihtsalt selles kaasuses tegelikult. Aga vaeses erakonnas pead kõike tegema. On nii. Mees nagu orkester oleks mina öelnud. Mees nagu orkester. Igastahes. Teame seda, eks ju, et Eesti valitsus siis küsis artikkel 4 konsultatsioonide alustamist, mis toimuvad siis homsel päeval 22. septembril. Aga selles valguses 12 minutit Vene hävitajad üsna lähedal Tallinnale. Ma pigem küsin teilt, me oleme sellel teemal rääkinud, sellest sõjahirmust ja kõigest muust. Kuidas teie näete, et kas see on koht, kus Eesti avalikkus, poliitikud, ajakirjanikud, kõik muu peaksid sellist juhtumit pisendama? Ütlemegi, et see oli selline, me tegelikult NATO hävitajad olid väljas, kõik oli kontrolli all, kõik, mitte midagi hullu juhtunud, kellegi nagu elu ohus ei olnud. Või teistpidi on ka see koht, nüüd, kus meie jälle samamoodi, poliitikud, ajakirjanikud, kõik muud, peaksime seda nii-öelda seda teemat suuremaks puhuma, just ka rahvusvahelisel vaatel, et meie vajame abi, see on põhjus, miks täiendavaid sanktsioone teha ja kõike muud. Et mis teie arvates see selline õige tee selles kaasuses on? Sisse välja 2 eri asja. Üks asi, mis mind häiris ja ma tihti ei pea ütlema, et ma olen nagu Leo Kunnasega nagu nõus, on ju. Aga see, kui see intsident oli, ma saan, et juhtus nagu hommikul, on ju. Ja sellest nagu avalikus kuulis õhtul ja ka riigikaitsekomisjoni liikmed, on ju, siis minu meelest see on küll probleem. Et see intervalli see aeg jäi liiga pikaks. Ja teine pool on see, et ja siin ma saan aru, et erinevatel erakondadel oma reitinguga nagu mure on ju, aga sellest ei tohiks saada nagu poliitiline tööriist. Ma lihtsalt vaatasin umbes, et meil ütleb välisminister ütleb, et Tallinnast mõne minuti kaugusel on ju, et külvab nagu hirmu on ju, ja siis kaitseminister ütleb, et see on nagu pole hullu, et kõik oli kontrolli all on ju. Et see on nagu üks sama valitsus, mis peaks rääkima lõpuga ühe hääle toru. Et see tekitab nagu stressi ja pingeid ja pigem arusaamatust. Et loogika ikka peaks olema see, et seda tegelikult on juhtunud ka varem, ta ei ole selles mõttes midagi tõsi küll sellisel kujul, päris mitte seda, Kristo teab paremini. Nii pikalt pole ikka viimaste 20 aasta jooksul olnud. Aga küsimus ongi see, et kui see nagu juhtus on, siis on mõistlik, et ka Eesti nagu astub omapoolse mingi vastusammu on ju, sorry, see Venemaa asjuri kutsumine, see on tema jaoks nagu töörutiin juba, ta käib kogu aeg on ju. Noodi raamat on väga pikk. See ettepanek, mis on ka varem läbi käinud on ju, Reinsalu oma siis, et tegelikult Vene maismaa piir kinni panna nagu vastu, minu meelest see on nagu siuke konkreetne. See kuidagi mõjutab seda, aga vaat sa räägid, siis me jõuame sinna, et kuidas see nagu mõjub väljaspool on ju, et siis mina arvan näiteks, et poolakate puhul siuke suht konkreetne asi on ju, või nii nagu türklased kunagi otsused ühe lennuki alla lasta. See oli natuke, see kaasus oli teisest. Ma lihtsalt ütlen on ju, et vähemalt see on konkreetne nagu mingi vastusamm, aktsioon ja minu meelest see annab nagu nendele meie liitlastele sõnumi palju paremini edasi ja ka võib-olla Venemaale, kui see, et me lihtsalt nagu siis kirjutame lehelugusid teemal, et kui mitu minutit lennukid siin olid. Andre? No ma kõigepealt alustan sellest, et kui need droonid üle Poola piiri läksid, siis ma olin pigem selles paadis või selles leeris, kes arvas, et et tõenäoliselt on see ikkagi mingi jama, mingi eksitus millegi tõttu on ju, sest ma mõtlesin selle, et miks peaks Venemaa kõikidest idabloki riikidest võtma just Poola, kellel on nagu päriselt nagu väga tugev armee on ju, kellel on väga head suhted Ameerikaga, et miks sa neid torgid? See võid üks kõik keda siin torkida on ja oleks palju lihtsam on ja. Täna
kui nüüd oli tõesti see 12 minutit, siis tõesti tundub niipidi, et natukene katsetavad siit, natuke katsetavad sealt, vaatavad, kus see kõige nõrgem koht on, milline see seis on, et ma pean ka oma esialgset nii-öelda tunnetust korrigeerima, et ka mulle tundub, et see on ikkagi tahtlik nöökimine ja tahtlik katsetamine. Aga mis puudutab nüüd seda, et nad 12 minutit siin olid, siis ma olen sellega nõus, et see kommunikatsioon jälle väga veider. Et mulle väga sobis see, mis on CNN-is, BBC-d, me oleme esiuudis, kõik peavadki aru saama, et me oleme rinderiik ja tegelikult, või mitte rinderiik, esimene riik, eks ole, kui midagi läheb pahasti. Ja mul on hea meel, et me oleme tegelikult välispoliitiliselt, mulle tundub, et me oleme pildis ja me ajame õiget asja, me näitame, et meil on vaja siia lisetuge juurde. Nüüd sisepoliitiliselt ma pean nõustuma, et see on nagu väga veider, et alguses 12 minutit kõlab nagu ülipikalt, on täpselt selline tunne, aga mul oli vahepeal selline tunne, et vaata, et Nevski katedraali kohal ööljuvad on ju. Aga nüüd eile vist tuli see kaart ka, kus nad siis nii-öelda läksid mööda, eks ole. Et tegelikult see trajektoor ei olnud kordagi ju Tallinna poole, vaid see oli ikkagi nii-öelda lõikasid läbi siis selle piiri sealt on ju. Põhjast pikki meie pikki piiri, eks ole, aga kui see esimesed uudised tulid, nii tähtsas asjas, eks ole, nii tähtsas asjas nagu Vene hävitajad 12 minutit seal, ei teha pressikonverentsi midagi, on esimesed uudised ja ma pean tunnistama, et mina lugesin ka umbes seda niimoodi, et vaata, et nad peaaegu, et lendasid juba Tallinna poole, eks ole, tegid pulli ja siis tulid meie NATO hävitajad lõpuks siis 12 minutit hiljem tulid takistama ja nad lendasid tagasi. Tegelikult päris nii ei olnud. Päris nii ei olnud ja võt seal ma nagu tegelikult ei saa aru, et milleks ja et kas see on nagu tahtlik kommunikatsioon või ei osata või ei taheta, aga minust nagu sellist muljet Eesti inimestele päris nagu võib-olla ei pea jätma. Mulle tundub, see nõks on selline ikkagi, see on natuke erakondliku hõngu siin on nagu võib-olla, jah. Ei, paha pärast, et ütleme, julgeoleku teemad lähevad inimestele korda, olulised on ju, ja kui sul ikkagi mõni minister ütleb, et ja tõesti, ja mis mind veel nagu natuke häirib, või tegelikult nagu isegi palju häirib, et tõesti, et ma ei ole nagu väga fänn sellel retoorikal, et kõik kuidagi hästi nagu paaniliselt, et miks neid alla ei tulistatud ja muidugi tuleb alla tulistada ja see Türgi näide, mida siin ka väliskomisjoni esimees ütleb, et umbes, et näed, et türklased lasid 14 sekundiga maha, eks ole. Et see on hoopis teine näide, see on nagu öö ja päeva vahe. Konkreetselt sellel episoodis need hävitajad läksid, eks ju, Süüriasse, siis seal oli aktiivne sõda seal ja neid hävitajaid kasutati kogu aeg siis Süürias õhurünnakute tegemiseks. Et Eestis oli lihtsalt, et teevad oma nii-öelda rutiin sõitu. Ja mida me peame ikkagi nagu mõistma on ju see, et need ei ole meie lennukid, mis siin Eesti kohal kaitsevad meid. Et need on meie liitlaste NATO lennukid, eks ole, erinevad, et see päris ikka nii, ja võib-olla ongi hea, et me päris niimoodi nipsust ei saa öelda, et poliitiliselt, et laske see lennuk alla, et meie reiting tõuseb kohe siis. Et tegelikult see on nagu, võtkem nagu rahulikult, et ma kujutan ette, et venelased väga naudivad seda praegu, kuidas eestlased mõtlevad, et miks me alla ei tulista, mis toimub, mis värk on. Tegelikult öeldi väga selgelt, NATO lennukid lendasid kohale, Soome lennukid olid olemas, meie Itaalia lennukid olid siin üleval olemas, on ju. Tallinna poole nad ei lennanud. Ja kui on see oht, et on vaja alla tulistada, küll siis lasevad ka, aga poliitikud, tõesti peaks minema ütlema, et kui nad veel järgmine kord siit üle Vaindlu saare lähevad, siis me laseme nad alla. See ei ole nagu minust nagu see koht. Ma arvan, et meie siin lauadaga ei arva, et seda oleks pidanud tegema, on ju. See selge see, et iga riik töötab nende tööriistadega, mis tal on ju. Aga sealt me jõuamegi sinna, et kui sa tahad nagu päriselt midagi teha ja see on poliitiline otsus, on ju, on sama piiri sulgemine. Et see on päris nagu variant, mis on väga selge konkreetse sõnumiga ja selge see, et seda teha koos meie lõunanaabritega. Ma arvan, et suures pildis on see, et ega see Vene tegevus oli jällegi nii-öelda ühtepidi, ma arvan, õnnestus, tegelikult tekitas sellist nagu hirmu ja segadust juurde. See nende kogu aeg see eesmärk ongi ja nüüd ongi küsimus, et kas Eesti valitsuse kokku kutsutud artikkel 4 konsultatsioonidega, samamoodi ka ÜRO julgeolekunõukogu, kas sinna tuleb midagi otsa
mis oleks lisaks sellele, et deeply concerned või väga häiritud, palun ärge tehke. Aga mis sa saad teha tegelikult veel juurde? No, seal on, sa võid 2 hävitajat veel juurde panna Ämarisse. Aga... No põhimõtteliselt, üks on 2 hävitajat, aga tõesti nii-öelda märgiline meie siis õhupiiri nagu laiem turvamine, aga teistpidi see sama missioon, mis meil Eestis on, see on nimetus inglise keeles siis air policing, eks ju, õhuturvamine, mis muutuks õhukaitseks. Et seal oleks täiesti teistsugune siis nagu protokoll, mille järgi saab ka reageerida. Et see on, ma arvan, üks selline konkreetne asi, mida saab teha. Ma arvan, et see tegelikult Karl Sandri nagu pakutud või ka Isamaa pakutud, eks ju, laiendame maismaa piiri sulgemine või ka meie poolt mingi konkreetse sammu astumine, ma ei tea, kas on maismaa või see on mingi muu asi, me peaks ka midagi tegema, ma arvan. Et me ei saaks tõesti jääda ainult selleks, et meile ei meeldinud see. Et mingi sammu me võiks teha, kas, ma ei tea, mingi selle Vene diplomaadisid välja saata. Ma arvan, et meil ei ole neid väga palju enam, kui ta välja saata. Asju ainult käibki ju noomis saamas, see on nagu business as usual. Üldiselt on ju mingi selline menüü, et kui sina teed seda, siis sina nagu valid oma tööriistakassist mingi tegevus. No proportsionaalne, sa tahad öelda, et kui nemad olid meie õhus 12 minutit, siis meie lähme oleme nende õhus 12 minutit. Saadame Andre Hanimäe õhupalliga 12 minutiks Peterburi kohale. Järgmine saade toimub Venemaal. Vot, selle siis sellise mõnusa äärmiselt tõsise teema lahkamisega tõmbaks tänasele saatele joone alla. Andre Karl-Sander, soovite midagi valijatele veel öelda? Ma ainult ütlen nii palju, et hetkel paanikuks ei ole põhjust. Kindlasti lugege erinevaid valimisprogramme. Ühed on paremad kui teised. Ärge uskuge poliitiliste konkurentide jutte. Olge ise see, kes läheb ja vaatab ja loeb valimislubadusi ja mõtleb ja minge kindlasti valima, et nii nagu me enne rääkisime, on väga oluline. Ma ütleks, et üle pika aja nagu tõesti ülimalt olulised valimised. Vaata, iga kord öeldakse seda, aga harva mõeldakse. Seekord, ma arvan, nii ongi. Ja kui te arvate, et see saade vajab muutust, nii nagu Eesti vajab muutust, siis andke meile 3 märku. Aitäh! Aitäh teile ja kohtume järgmine kord!